Koolitegevuse algusaastaks loetakse aastat 1830. Oleme täna tulnud siia, et tähistada 190 aasta möödumist koolihariduse andmisest Kärdlas. Kontsertit alustame Juhan Trumpi lauluga Lapse palve päikesele, mille esitavad teile Carmen Cassandra Kärtner ja Carina Krista Gloria Kärtner, juhendaja Raili Kaibald. Päikene ära veel magama mine, katsu natuke aega veel olla, sest siis, kui sind pole, on õues nii pime, et tähed ei oskagi tulla. Ja hommikul tuleb päikene varem, muidu kulub valgus kõik ära. Sind oodates muutub tal kahvatuks pale ja äkki ta õhtul ei sära. Päikene sinul nii palju on sooja, anna natuke sellest ka kuule. Et siis, kui sa tõesti pead minema looja, ei vajaks me paksemat kuube. Kärdla koolihariduse lugu on jõudnud tänasesse päeva väga paljude inimeste panusena ja läbi mitme sajandi. Suur tänu kõikidele neile, kes on andnud õpilastele seda vabadust, neid valikuid ja seeläbi ka suuremat vastutust. Haridus annab vabaduse mõelda. Haridus annab valikud, mida ja kuidas öelda. Haridus annab võimaluse mäletada, aga ka edasi liikuda. Ma soovin teile kõigile meeldejäävat kontserdielamust. Kärdla hariduse lugu Kesta veel. Paigal on pats.
Kui aga mõelda selle Kärdla kooli algusajale, siis me oleme päris õiges kohas, kirikus. Sest nagu teada, oli see esimene kool ikkagi leerikool. Ja me teame sellest õige vähe. Me teame, et seal õpetati lapsi lugema ja kindlasti õpetati neid maailma laiemalt mõistma ja vaatama, olgu küll, et esialgu Jumala sõna kaudu. Aga nagu juba kord mainitud, ei saa Kärdla kooliloos kindlasti mööda Kalevivabrikust. Kasvav Kalevivabrik andiski need lapsed pikaks ajaks, kes Kärdla koolides käisid. Ja eks juhtkond panustas ka mitmel moel koolide tegevusse. Ja muidugi, kui see algusaasta 1830 ongi sama aasta, kui Kalevivabrik Kärdlas tööd alustas, siis on see seos eriti hästi märgatav. Päris koolid, poistekool ja tütarlastekool, hakkasid toimetama alles 20-30 aasta pärast. Ja just poistekooli aegadest on teada, et tollased algaastate koolmeistrid olid väga muusikalembesed. Nad panid kõik need lapsed laulma ja pilli mängima. Aga minu arust, miks me siin täna oleme, on kõige suurem rõõm sellest, et hariduse andmine Kärdlas jätkub. Paljud väikesed kohad Eestimaal või kogu maailmas ei saa samal moel rõõmustada. Kestev hariduse andmine on väikeses kohas väga tähtis. Seega olgem rõõmsad ja nüüd saab sõna laulurahvas.
kosmos mulle on ta. Ulatab teret, pead noogutab taat, tõsine sina, maa, kus suured kõik jäävad, minust ääretult kaugele. Kui ma kuulen sinu kõla, südamel on soe ja hea. Juba siis, kui samme sean, oled minu huulte peal. Vargsi minu põuepoed, sinu lõnga koed. Emakeel, tuled kodu akna alla, sinna oma õrnust valad. Emakeel, Eestimaa ja Eesti meel on me rõõmu elav reel. Oma keel ja oma maa. Taas punapäiksekites pihlapuu ja ka see kuldses kuues mängib tuul ning kõrgel taevapõlvil õhtuel on kuureparved kaugel veel. Taas tihti vihmast märg on rannaliiv ja hallautu hääbub silmapiir, kus olen nüüd mu väike viirelind. Ei otsida ma oskasin. Nii hell ja hea kõik oli siis, suurt õnne tundis mu meel. Mis sügistuul sind kaasa viis, jääd ainult tunnelmad veel. Kui mina olin väikene mees, väike mees, ja kui mina sirgusin suuremaks, läks rinna sees, nüüd on see helin pea maandnud mind, alla russuks on raugenud ring. See helin ja minu hing, kitsaks jäänud on maa peale ring. Mina olin veel väikene mees, üks helin mul helises rinna sees. Ja kui mina sirgusin suuremaks, läks helingi rinna sees kaugemaks. Heli rinna sees, kaugemaks. Nõnda su lähedus lõputult edasi kestab. Mitmed ja sujuvalt on see kui udus või veeks. Nõnda su lähedus lõputult edasi kestab. Keegi ei aimagi, millest see tõde
lõputult kaua, vaikib nii lõputult kaua, lõputult kaua. Et kindlasti kuuled, vihinal möödub mu südamest aastate uneldav ajal on lugu, seda nimetatakse ajalooks. Ajalugu on inimeste lugu. Kärdla koolihariduse ajalugu ulatub 19. sajandi esimesse poolde. Aitäh, et tulite tänasele juubelikontsertile ja tähistasite koos meiega 190 aasta möödumist Kärdla koolihariduse andmisest.